näitan ka siis, kuidas teha säärepaela. Mulle endale meeldib seda kutsuda põimimise paelaks. See on tõesti tohutult lihtsa põhimõttega. Alustadki niiviisi, et sul on siis 6 paela, 3 tükki mõlemas käes ja hakkadki ühelt poolt lihtsalt põimima. Selle kõige keskmise paela viid alla, teise ülesse ja nüüd see äärmine pael, selle viid 2 paela vahelt läbi. Ja teiselt poolt ka vaatad, et praegult see kõige sisemine pael on tulnud just teise paela pealt ja viid selle nüüd alla, järgmise üles ja 3. jälle alla ning see kõige äärmine roheline pael praegult siis liigub nende teiste vahelt läbi teisse kätte. Ja nüüd jälle vaatad, keskmine pael on tulnud just ülevalt, seega nüüd sa viid selle alla, teise ülesse ja äärmine pael tuleb siit väljast teiste läbi. Ja saadki lihtsalt niiviisi lõputult põimida. Säärepaelaga on väga tore ka see, et sa võid siia lisada nii palju lõnga või paela, kui sa ise tahad, sellepärast kuna see siis tekitab selle, et kui laia sa selle paela saad lõpuks. Praegult ta ei tule kõige laiem, tuleb siukene mõnus armas ja saadki lihtsalt põimida. Ja hakkabki tekkima siukene armas, tore, värviline paelakene. Ja siin on ka praegult näha, kuidas siis paelte lisamisel saabki teha seda säärepaela päris laiaks. Saab ka teha sõbraga kahekesti, nagu meie praegult teeme, aga alati saab ka üksinda, kui 4 kätt ei ole.